Hello and welcome. Ei, ärge kartke. Ma ei hakka ingliskeelseid videosid tegema. Jätkame oma maakeeles. Tänane video. Mis siis tänane video on? Täna oleme taas trennilainel ja täna saab minu man cave'ist üks korralik pain cave. See koridor, kus mul ratas ja asjad on üles seatud, see ilmselt täitub tihke higihaisu ja niiskusega. Õhk saab olema nii paks, et lõika või noaga. Nimelt täna on siis selline päev, kus on käes FTP testi aeg ja kõigil kanali vaatajail on siis võimalus minu hinlemisest osa saada. Mis on siis FTP? FTP on lühend inglisekeelsest väljendist Functional Threshold Power. Eesti keeles ei olegi ma sobivat vastet kuskilt leidnud või täpselt tõlget leidnud. Kasutatakse nii funktsionaalse võimsuse testi kui ka lävevõimsuse testi kui ka funktsionaalse võimekuse testi, rattevõimsuse testi ja mis iganes, müriaad teisi väljendeid. Aga see polegi nii oluline. FTP enamus rattahuvilistele ütleb juba ise, mis see on. Oluline on siis see, et testi käigus saadud number peaks siis teoreetiliselt näitama seda maksimaalset võimsust, mida rattur suudab hoida umbes 40–60 minutit järjest. Mis on siis FTP test või kuidas ta tehniliselt välja näeb? FTP testi protokollid on aja jooksul palju muutunud ja arenenud. On võimalik teha nii tunniajast testi, 20-minutilist testi, 8-minutilist testi, siis niinimetatud astmelist ehk ramp testi. Kõik need testid annavad siis mingi koefitsiendi abil kalkuleerides siis numbri, mis näitab siis selle testi sooritaja FTP-d. Ja miks on siis FTP test oluline või miks ta on ebaoluline? Vaadata võib mõlemast otsast. Kui me räägime näiteks rattaproffidest ja nende treenimisest, siis selline klassikaline FTP test enam suurt rolli nende treeningute ülesehitamisel ei mängi. See on siuke ainult üks arbitraarne andmepunkt kümnete ja kümnete teiste andmepunktide ja teiste testide hulgas. Treeningmetoodikad ja treeningfilosoofiad on aja jooksul nii palju arenenud ja muutunud, et on isegi jõutud näiteks ringiga tagasi osalt ka RPE juurde, mis on siis inglise keeles Rate of Perceived Exertion, pingutuse tajutav raskusaste. Tavaliselt hinnatakse seda siis 10 palli skaalal ja lihtsustatuna RPE põhineb siis küsimusel, et kui raske oli sinu jaoks treening või harjutus, mille järgi siis treenija või testi sooritaja annab siis subjektiivse hinnangu vastavalt kasutusel olevale skaalale, et kas siis 1–10 või 1–20, mis iganes skaala kasutusel on, kus siis 1 on kõige kergem ja 10 on siis maksimaalne pingutus. Küll aga sellisele tavalisele harrastajale on FTP test kasulik vähemalt 2 põhjusel. Esiteks annab FTP test sellised enam-vähem adekvaatsed treeningtsoonid võimsuse järgi treenimiseks ning teiseks mingi teatud regulaarsusega, ütleme siuke näiteks iga 3 kuu tagant, annab ta siis võimaluse ka hinnata, et enam-vähem adekvaatselt jälle, et kas treeningud on olnud arengut soodustavad. Mis on FTP testi eesmärk minu jaoks? Minu jaoks täidab FTP test samuti 2 eesmärki.
esiteks saame koos treeneriga siis kontrollida, kas treeningu võimsusläved on jätkuvalt seal, kus nad peaksid olema. Ja teiseks, kuna ma mingeid spetsiifilisi selliseid maksimaalse pingutuse piiril trenne ei tee, siis test ise on teatud regulaarsusega selline hea lõvi väljalaskmise trenn, kus saab ennast siis tühjaks sõita ja vaadata, et kui palju siis konkreetsel päeval seda vurtsu sees on, et kui kõrgele pulss läheb ja kui palju jalgades powerit on. Kas ma mingit numbrit konkreetset ka ootan testilt? Väga hea küsimus. Tegelikult ei oota. Et hea oleks, kui saaks midagi sarnast sellele, mis eelmine kord oli. See test oli äkki novembris, ehk siis 4 kuud tagasi. Aga päeva lõpuks tuleb see number, mis ta tuleb. Et see sõltub päevast, sõltub enesetundest, sõltub sellest, kuidas on eelnev nädal olnud. Et päevad pole vennad lihtsalt. Et kuigi mul enne seda testi nüüd on olnud nädalaegu päevi sellist taastavaid päevi, ehk siis hästi kerged trennid, üldfüüsiline, natuke ratast kõndimine. Aga siis viimased paar nädalat on olnud jälle selline emotsionaalselt nõudlikumad. Nimelt otsustasin töölt ära tulla, kes veel ei teadnud. Ja otsustasin siis mõneks kuuks aja maha võtta, teha nii-öelda sabatikali. Eks see siis ka tekitab sellist elevust ja põnevust ja kulutab natukene keha energiat rohkem kui tavaliselt. Eks ma mingi hetk ilmselt teen ka oma sabatikali teemal jälle väikse sisekaemuse ja video, aga see ilmselt saab olema millalgi sügisel, siis kui ma hakkan uuesti tööd otsima. Aga see selleks. Nüüd siis minu lemmikud Mo rattariided selga ja lähme testima. Aga kuidas see protsess siis täna välja näeb? Mis on see protokoll, mida ma täna kasutan? Nagu ma ennist mainisin, siis neid protokolle on erinevaid. Mina teen siis seda niinimetatud astmelist ehk siis ramp-testi. See on olemuselt sarnane nendele testidele, mida koormustestide ajal tehakse, näiteks ülikooli kliinikumi spordimeditsiini osakonnas, kus mina regulaarselt kord aastas testi käin tegemas. Ehk siis kõigepealt on niisugune soojendus, umbes 10 minutit. Ja siis sellele järgneb test, mille käigus siis teatud ajalise intervalli järel tõstetakse siis teatud intervalliga ka võimsust. Mina teen täna testi sellises keskkonnas nagu Training Peaks Virtual, kuna ma nagunii treeneriga suhtlemisel kasutan Training Peaksi. Ja mul muid subscriptioneid ei ole, ei Swifti ega Trainer Roadi. Et nagu eelmine kord nägite, siis tavaliselt trennid ma teen lihtsalt selle Garmini Head Unitiga. Ja nagu ma ütlesin, siis ramp-test, 10 minutit soojendust, 10 minutit ebamugavust ja 5 minutit umbes piina. Ja lõpuks siis 5 minutit ladvestuseks otsa. Ja Training Peaks Virtualis siis suurendatakse võimsust 20 vatti minutis, 5 vatti iga 15 sekundi järel. Läks trenn käima. 10 minutit siis väga kergelt siuke 100 vati juures. Panen siia ekraanile kohe ka selle pildi, mida mul iPad siis testi ajal näitab. Et näitab siis seda, kuidas test tehniliselt välja näeb. Testidega on alati huvitav see, et pulss läheb juba ärevusest kergelt ülesse eesootava ees.
Täna hommikul, kuigi on siuke lühike trenn, siis testima paastunud olekus ei tee. Sõin saia umbes siuke pool tundi, 45 minuti enne testi. Puhtalt selleks, et keha läheks siis teise ainevahetusrežiimi ja hakkaks rohkem süskarit põletama ja et pulss üles läheks, pulss ei oleks madal. 8 minutit soojendust sai just täis. Põnevus kasvab, pinevus kasvab. Ühes sellega ka pulsi sagedus. Aga see on täiesti ootuspärane. Põnev. Nii, 10 sekundi pärast hakkab test pihta. Treeningpiiks just ütles, et good luck and have fun. Eks ma siis püüan. Go, 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 go! Testi käibus on hästi oluline olla kogu aeg istuvas asendis, ühtlase kadentsiga. Püsti seista ei tohi. Muidu ei ole number adekvaatne. Seda 80 vatti target. Aga meil mõnusalt lihtne. Aga üsna ruttu hakkab minema selliseks pingutuseks. Target 250 hakkab minema raskemaks. Target 300. Oleme jõudnud piinatsooni. Target 350. Hakkab lähenema maksimumile. On 170. Kõik. Kõik. Päris raske oli jälle. Kui sellised maksimaalsed pingutused ei tee, siis iga kord, kui lähed sinna maksimumpingutuse piirile, siis korralik üllatus, et raske on.
aga väga tore ja positiivne on see, et number ei ole langenud. Pigem on natuke tõusnud. Isegi vaatamata sellele, et ei tee ühtegi sellist spetsiifilist FTP tõstmisele suunatud trenni. Kõik on sellised normaalsed. Mõni VO2 max trenn ja üldiselt sellised aeroobsed või tempotrennid. Päris äge on vaadata, kuidas ka sellise madala intensiivsusega treeningute pealt saab oma maksimaalset võimsust kasvatada. Korralik veremaitse on suus alati pärast sellist maksimaalset pingutust. Too much information, aga nii on. Aga aitäh, et olite minuga täna seda kannatust läbi tegemas. Ja kui teil on mingeid küsimusi rattasõidu või testimise või treenide osas, siis ärge häbenege, küsige julgelt. Võib mul otse kirjutada meilile rando@kall.ee. Mujal sotsiaalmeedias ma ei ole kui LinkedInis, YouTube'is ja tegelikult Messenger on mul ka, et võib ka Messengeris ühendust võtta. Ja näeme siis loodetavasti jälle nädala pärast. Tšau, pakaa!